Taas alustab Maatriks Pluss, mis on eetris vaheldumisi põhisaatega. Maatriks Pluss on vestlusring, kus ühte teemat käsitlevad erinevad inimesed mitmetest nurkadest. Seekordse saate teema on hirm, kõigile tuttav, sõber ja vaenlane. Kolm tänast vestlejat lubavad vaadata ka oma tööruumidesse ja tutvustavad põgusalt oma meetodeid. Tere! No tegelikult see imemasin siis või selline tööriist, mida mina kasutan oma töös põhiliselt, on see sama valge kastikene siin laua peal. Siis kõige esimese asjana ma sisestan selle inimese võnkesageduse, et ta asetab oma käe siia ja sellega seoses saan mina sisestada inimese energiavälja. Ja siis siia peale, kust me saame sisestada selle inimese teadvuse välja. Ja siis me saame juba analüüsida tema info väljas ehk et siis tema energeetikas toimuvaid protsesse. Ja Orson on selgelt öelnud, miks ta soovitab aktiivseid meditatsioone. Ta ütleb, et jaa, see istuv meditatsioon ehk vipassana, mis Buddha kunagi lõi sajandeid tagasi, see ongi tõeline meditatsioon. Aga sa ei saa sinna minna, tänapäeva inimene ei saa sinna minna, sellepärast, et seda vaikust on keeruline üles leida. Kõik on nii palju, et siis paradoksaalselt, mida rohkem sa teed seda totaalselt, tantsid, hüppad, kargad, elad emotsioone välja, seda rohkem hakkad sa tähele panema seda ühte väikest täpikest, seda keset, seda vaikuse punkti siin, sest see on nagu maatelg või mille iganes telg, et kõik karussellil on post, karussell, kettkarussell käib ümber, kõik toimub ümberringi, aga see post seisab ühe koha peal. Ja mustsool mulle selles mõttes kohutavalt meeldib. Ja nüüd tuleks see vesi veel teha ka veidi aluselisemaks, et ta saaks meie rakke puhastada. Ja selleks ma kasutan, mul on praegu ei ole ta klassikaliselt õiges purgis 4 soolalahust, kus on siis meie keha normaalsed soolad, aluselised bikarbonaatsoolat, naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium, vesinikkarbonaat ja kui seda panna pool teelusikat, siis on see vesi äärmiselt hästi omastatav, tekib jänu, keha hakkab oma vett ringi ajama, veri on vedel, neerud käivad hästi läbi, käite sageli veed sees ja mida paremini ja sagedamini te seal käite, seda puhtam on teie keha keskkond. Tegelikult ju öeldakse, et meil on ainult üks hirm, päris hirm. Ja see hirm on surma ees. Ja kõik ülejäänud hirmud on kas selle surma hirmuga seotud või siis on nad lihtsalt meie enda elu jooksul loodud negatiivsed mõttekonstruktsioonid. Et see teadlik hirm on minu meelest kergem kõrvaldada kui see, mis sul istub sees, millest sa aru ei saa, mis sind kogu aeg taas käivitab mingites olukordades. Tohutult palju asju tuleb ülesse. Me oleme kõik täis, meie kelder on paksult täis. Tohutult palju asju, see ei tähenda, et kui sa mediteerid, et sul ei ole hirme. Lihtsalt need kerkivad üles ja ainult siis, kui sa saad teadlikuks, ainult siis saavad nad minna. Ainuke võimalus. Siin ei ole vaja mul kasutada nõelu, vaid see sama Timewaveri seade analüüsib neid meridiaane infovälja tasandil ja leiab siis üles need punktid, mida on vaja tasakaalustada, aga siis ilma füüsilise sekkumiseta me saame tasakaalustada seda informatsiooniga. Ja kui nüüd on selline krooniline valu, see, mis teda kõige rohkem häirib, siis me saame kasutada paralleelselt juba teist masinat, kus ma annan inimesele kätte juba sellised elektroodid. Ta hoiab neid käes selliselt ja selle protseduuri pikkus on circa tund aega. Ta saab lebada mõnusas tugitoolis ja kuulata mõnusat mahedat muusikat. Ja see on nüüd siis tegelikult kõige lihtsama koeliselt öelduna akude laadimine ehk rakkude laadimine. Sellisel kujul on võimalik selliseid nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi sümptomeid väga kiiresti toetada. Ja seetõttu ma ei saa paraku rääkida siin konkreetsest ravimisest, aga inimese
ütleme siis tervenemise protsessi toetamisest. Ja nende 2 masinaga me saame siis analüüsida seda, mis on kõige olulisemad teemad, millega inimene peab hakkama tegelema oma mentaalsel ja emotsionaalsel tasandil, aga lisaks sellele saab ta siis ka sellist mikrovoolu, mis toetab tema tervenemise protsessi. Ühes varasemas saates tutvusime inimestega, kes kohtusid Vetmanoga ja kogesid Osho meditatsioone. Saime teada, kuidas see nende elu on muutnud. Nagu neil, nii ka meil, saate tegijatel tekkis pärast põgusat tutvust rohkem huvi tänapäevaste meditatsioonide vastu. Need on aktiivsed, liikuvad, dünaamilised. See on äge liikumine ja täielik paigalseis samal ajal. Osho on loonud aktiivsed meditatsioonid sellistena, et peaaegu 3/4 tunniajasest meditatsioonist on aktiivne osa, kus siis sa tõepoolest heidadki endalt ära neid, mis sul iganes on, neurootilisust, ärevust, emotsioone, mida iganes. Ja siis tekib see vaikuse osa, et kus sa oled vaatleja. Ja see on see sama, mis on vipassana, kus oled ainult kogu aeg vaatleja. Ilma selleta, et sa saad nagu oma alla surutud asjadest vabaneda. Et see 15-minutiline vaikus, tavaliselt 15-minutiline, on igas Osho aktiivses meditatsioonis olemas. Siin on, Osho ütleb hästi selgelt, et see, mis tema meditatsioonides on erinev teistest, on see, et sa ei suru mitte midagi alla, sa ei juhi ennast niimoodi, et mõistuselt tuleb võtta ära see valitsuskepp, mis tal täna on. Ehk kui ma ütlen, et kui sa kõnnid mööda tuba, on sul vaja jalgu. Ma istun siin ja ma ei tee jalgadega niimoodi, on ju, kogu aeg. Jalad nüüd puhkavad, aga mõistusega seda ei ole. Mõistus on nii, see töötab kogu aeg, on ju. Tähendab, kui sa ütled praegu niimoodi, et siis ma valitsen oma emotsioone, siis see juba on see, et ma teen midagi mõistusega. Tegelikult on nii, nagu Martin ütles, et sa oled teadlik sellest vihast, mis just tekib, ja kui sa julged seda vaadata ja julged sinna sisse sukelduda, siis see lahustubki ära, nagu suhkur vees. Et seda ei olegi olemas. See tundub müstiline, aga tegelikult see ongi vägagi olemas. Ja mina, kui ma nõustan inimesi, kes minu käest mingid minu elukogemuslikku nõu soovivad, siis ma just sellist nõu annangi, et mida hakkate tegema, et see keha korda saaks. Väsimus on energiapuudus, ehk siis keha ei saa mingil põhjusel oma energeetilisi protsesse korda, oma ainevahetust korda, aga selleks on erinevaid põhjusi väga palju. Ja kui inimese keskkond on käest ära, siis tal on tavaliselt õige veepuudus, sest 70% keha kudedes on vesi ja see peab kogu aeg liikuma, sest seisev vesi läheb halvaks, hakkab haisema uriin, kui verefiltraat, sülg, limaskestad lähevad limastavaks, silmad kae hakkab tekkima, higi hakkab haisema ja tekivad süstid erinevatesse elunditesse. Ja kui see vesi nendest süstidest seisma jääb, siis ta läheb pahaks ja annab teile jälle põletikuga teada. Samuti hakkavad kivid tekkima, sest meie toit on orgaaniline happe, happed on sooladena meie kehas ja kui vett piisavalt ei ole vastavalt keskkonnale, siis soolad kontsentreeruvad, tekivad sapikivid, neerukivid, süljekivid. Aluseline ja õige soolasusega, mineraalsusega vesi ei tekita kive, vastupidi, ta lahustab neid. Ja nii edasi. Ma tõesti olen lihtsalt timminud täitsa välja elu jooksul sellise vee, mis meie keha hästi tervendab ja keskkonda parandab. Selleks ma tavaliselt soovitan, et võtke 2-liitrine kann. Ma ei oska öelda, mitu terasoola peab ühe klaasi peale panema ja kuidas on. Ja kasutage siis seda Himalaia soola 1,5 teelusikat 2 liitri kohta. Nüüd mina isiklikult väga armastan ka musta soola, mis on väävlit sisaldav. Kui ma tahaks siia 1 või 2 tera panna, sest ta teeb tugeva väävlimaitse, suurem tükk. See on nüüd väävel, teeb veele sellise mädamuna maitse, mis väävel on äärmiselt vajalik kehale. Ja must sool mulle selles mõttes kohutavalt meeldib. Ja nüüd tuleks see vesi veel teha ka
veidi aluselisemaks, et ta saaks meie rakke puhastada. Ja selleks ma kasutan, mul on praegu, ei ole ta klassikaliselt õiges purgis 4 soolalahust, kus on siis meie keha normaalsed soolad, aluselised bikarbonaatsoolad, naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium, vesinikkarbonaat. Ja kui seda panna pool teelusikat, siis on see vesi äärmiselt hästi omastatav, tekib jänu, keha hakkab oma vett ringi ajama, veri on vedel, neerud käivad hästi läbi, käite sageli veed sees ja mida paremini ja sagedamini te seal käite, seda puhtam on teie kehakeskkond. Kes tahab võib alati lisada sidrunit lõigata juurde, aga mitte päevasesse vette, ta ei ole nii mõnus. Hommikusesse, kui te panete aluselisse keskkonda hapet, sidrunhappega juurde, siis ta annab väikese gaasi ehk nagu Ameerikas nimetatakse neid jooke sõudadeks, nad on gaseeritud joogid. Et see on iga enda asi, aga tõesti hommikul leige vesi ja sidrun sees on väga värskendav. Täna me räägime hirmust, et hirm on selline seisund, mis ilmselt on igaühele teada juba väga maast madalast. Ja kõigepealt enne, kui me üldse täna rääkima hakkame, mis meie hirmust teame, tahaks ma lugeda ette ühe zen loo hirmu kohta. Öisel teekonnal olnud mees libises ja kukkus kaljurajalt alla. Kuna ta teadis, et kohe raja kõrvalt algab sügav org ja tal oli hirm, et kukkuda on mitu tuhat jalga, haaras mees üle rajaserva rippuvast puuoksast. Ööpimeduses nägi ta enda all põhjatut kuristikku. Mees karjus, kuid vastukajas vaid tema oma hääl. Ei olnud kedagi, kes oleks teda kuulnud. Võite ette kujutada piinarikas tööd, mille see mees mööda saatis. Kogu aeg oli tema jalge all surm. Tema käed muutusid külmaks ja hakkasid libisema, kuid tal õnnestus siiski oksast kinni hoida ning kui päike tõusis, siis vaatas mees alla ja hakkas naerma. Kuristikku ei olnud. 6 tolli tema jalgadest allpool oli kalju eend. Ta oleks võinud kogu öö puhata ja magada. Eend oli selleks piisavalt lai, kuid selle asemel oli kogu tema öö kui üks õudusunenägu. Hirmu sügavus võib olla 6 tolli. See, kas te tahate oksa külge klammerduda ja veeta oma elu õudusunenäos või lasete oksast lahti ja seisate omil jalul, on teie enda teha. Mis teie sellest arvate? Hirmud on tõesti kõikidel inimestel ja hirm on üks universaalne stressor ju tegelikult, eks ole. Teda võib ka ärevusega võrrelda. Ja tegelikult ju hirmud algavad ju meil juba eostamisel ja sünnist. Meil on ka mustrid oma esivanemate hirmudest ja hirm on võib-olla muidugi selline alateadlik, kus me ei oska seda seostada, sest meie keha on ju üks suur mälu. Meie rakud on mälu, meie mälukeskuses on kõik olemas ja ta võib ka teadlik olla, kus sa peaksid selle hirmuga lihtsalt seisma vastaskutti ja küsima, mida sa kardad. Hirm on teadmatus tihti. Ja tegelikult, kui laps sünnib siia ilma, siis tal ei peaks olema ju hirme, et need on sellised täiskasvanutelt tulenevad. Aga et ma olen selle üle kohutavalt palju mõelnud ja kuna ma ei ole psühholoog, ega mul ei ole psühholoogi haritust, aga ma olen seda palju mõelnud ja selleks on omad põhjused olnud, miks ma mõelnud olen, aga vaadake, kui laps on emaga õhus, siis ta on emaga üks. Ema hirmud on lapse hirmud. Ja nüüd, kui emal on ükskõik, on see rahamure, on see perekonna probleemid mingisugused, siis tema keha ju reageerib stressorile ikka ühtemoodi üle neurokeemiliste protsesside, kus kõrge stresshormooni kortisooli tase ju samamoodi töötab lapsel. Ja laps sünnibki meile teatava ettevaatlikkuse hirmuga, sest tegelikult tema eesaju saab läbi kortisooli natukene kahjustatud ja nüüd hakkab see osa siis elust, kus me hakkame teda õpetama, tasakaalustama tema hirme, temale hirme mitte juurde ju tekitama, tegelikult tahaksime nii, aga see tihti ei õnnestu, sest me võime seda teha ühe ainsa sõnaga. Mina olen selles mõttes väga päri sellega, et Riina ütles, et ta on ettekujutus.
et kui me võtame selle sama loo, mille sa just ette lugesid, siis tegelikult kui võtta inimesi, kes satuvad meie ellu ja kes räägivad oma lugusid meile, eriti mina oma töös näen seda, et inimene tihtipeale võib-olla ei oskagi sõnastada seda, et mis see hirm tema jaoks on. See on lihtsalt teatud ettekujutus sellest, et kui läheb nii, siis võib-olla ma saan väga haiget, võib-olla ma jään väga üksi ja võib-olla on lihtsalt see nii kohutav kogemus, et seda kogemust ta kardab. Ja seda võibki nimetada suures plaanis siis hirmuks. Ma olen väga palju ka mõelnud hirmust, aga olen mõelnud seda selle poole pealt võib-olla, et tegelikult ju öeldakse, et meil on ainult üks hirm, päris hirm. Ja see hirm on surma ees. Ja kõik ülejäänud hirmud on kas selle surmahirmuga seotud või siis on nad lihtsalt meie enda elu jooksul loodud negatiivsed mõttekonstruktsioonid. Ja kui me suhtume nendesse kui sellistesse, kas siis ema-üsas saadud selliste, ütleme, mingisuguste uskumuste või selliste mustrite kaudu saadud sellised ebakõlad, siis me võiksime ju öelda, et aga tegelikult neid polegi olemas. Me ainult kujutame ette endale. Et selle koha pealt ma olen küll täitsa nõus, et meil on lihtsalt võimalik otsustada, et ma enam ei karda. Mul ei ole enam seda hirmu. No aga siin tekib muidugi see küsimus, et mis tähendab alateadlik, et meie, ütleme, et see meie emotsionaalne aju, et see ürgaju koos meie mäluga, kuigi mälu ei ole ainult meie ajus, eks ole, et see on igas rakus, aga et see ongi see, kus inimene ei suuda aru saada, et tal on hirm, ta ei teadvusta seda, vot see on see kõige halvem. Mul on kodus omal laps, kes kartis kõike, nüüd ta ei karda kõike, aga samas on see kaitsereaktsioon. Kui inimene on hirmus, siis tema keha asub ennast kaitsma. Ja kui ta kaitseb, siis ta ei loo, ta ei taasta. Aga need hirmud, mis on meisse jäänud niiviisi, et me ise nendest aru ei saa, mida meile keegi peab, kas või konstellatsioonid tänapäeval veel 5 aastat tagasi, ma ei teadnud, mis see sõnagi tähendab, kus inimestel nagu püütakse nende alateadlike hirme teadvustada, et nendest siis vabaneda. Et see teadlik hirm on minu meelest kergem kõrvaldada kui see, mis sul istub sees, millest sa aru ei saa, mis sind kogu aeg taas käivitab mingites olukordades. Mina räägin ainult meditatsiooni seisukohalt ja näen neid asju ka sedamoodi ja kui sa ütlesid seda, et see on ainult otsus, siis see on õige. Aga et seal on nagu suur aga. Et see on umbes see, et sageli inimesed seisavad peeglis ja ütlevad, ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus, nad kordavad endale mõttes ja see ei toimi üldse. See ei toimi üldse. Tähendab, ta toimetab ainult pealist pinnal, aga sisu jääb täiesti samaks. Ja sama on selle otsusega. Okei, ma otsustan täna, et mul ei ole hirme. Ja siis ma arvangi, et äkki ei ole. Aga tegelikult see on väga pealispinne. Sisu jääb samaks. Sina rääkisid üksindusest. Kui nüüd rääkida meditatsioonist ja millega või kellega inimene seal kohtub, siis seal ta kohtubki üksindusega. See on eraldi, see ei ole üksildus, vaid see on üksindus, üksinda olemine, nagu me kõik oleme. Ja tegelikult on see äärmiselt ilus. Ja kui sa seal endaga üksinda kohtud, üksinduses, siis just nimelt need hirmud, tohutult palju asju tuleb ülesse. Me oleme kõik täis, meie kelder on paksult täis. Tohutult palju asju, see ei tähenda, et kui sa mediteerid, et sul ei ole hirme, sa lihtsalt need kerkivad üles ja ainult siis, kui sa saad teadlikuks, ainult siis saavad nad minna. Ainuke võimalus. See ei ole mingi maagiline hetk, et lähevad kuidagi teistmoodi. Ainult teadlikkus. See ongi see, et me kõik, ega meie ei ole siin mingid targad vähemalt, samamoodi püüame oma hirmu nagu enda sisse mõtta lihtsalt. Ja aga ütleme, et tänapäeval siiski on nii palju võimalusi, et sellega tegeleda ja mis et hirm on ju tegelikult, ütleme, et teadlik hirm on ju ikkagi see, et sa oled seda kogenud. Et sa ei saa, sa võid karta midagi, aga sa ei saa teadlikult hirmu tunda asja eest, mida sa pole kogenud. Ehk kui sul pole koera ammustanud, sa ei oska karta koera, kui sa ei ole auto alla jäänud, sa ei oska seda liikuvat asja karta ja nii edasi. Nii et hirm tuleb üldiselt ka meie arenguga. Ja mida rohkem me siis elus peame mingi situatsioonis hirme tundma, on võimalik, et seda rohkem meie keha mäletab. Hirm ei teki üldiselt õnneliku seisu ees ilmselt, kuigi ka õnn on stressor iseenesest, aga jah, need on ikkagi kogemused, mis
meil ei ole sobinud, aga lastega on need tihti need, et nad võivad valesti aru saada ja hakkavad hirmu tundma tegelikult üldse mitte asja ees, mis ei pea hirmu tekitama. Noh, ükskõik siis, kui koolis öeldakse midagi, et iseenesest see ei pruugi, mis sa naerad nii palju või miks sul see on nii, et noh, see ei ole võib-olla halvasti öeldud, aga ta hakkab kellegi ees hirmu tundma, et hirm on tõesti universaalne nähtus ja mingil määral ta muidugi kaitseb meid, seda ma kogu aeg ütlen, see on kaitseseisund. Jah, ja kui ta on pidev kaitseseisund, siis sa oled kogu aeg pinges. Seda on vaja, kui sa lähed üle tee ja sa näed, et auto tuleb kiiresti. Nüüd sa pead kiiresti reageerima. Mis ma selle otsuse juurde veel tahan igaks juks tagasi tulla lihtsalt, et täpsustada, et selle otsuse osas ka, et kui sa otsustad loomulikult peegli ees, et ma enam ei karda või et mul ei ole enam hirmu, siis selles mõttes tõepoolest see niimoodi nii kergelt ei käi. Küsimus on tihtipeale ka selles, et kas inimene otsustab, et kas ta julgeb sellele hirmule läheneda, kas ta julgeb talle otsa vaadata või kardab ta ka seda. Et selles mõttes tuleb inimese, et teatud mõttes on see nagu inimese otsus, teatud mõttes on see ka tema vastutada ja juba see on inimese jaoks hirmutav. See ongi selles mõttes hästi selline mitmetasandiline küsimus alati. Nähes erinevaid inimesi, kuidas üks hirm ja üks kogemus viib teiseni, siis ta võib ühel hetkel lihtsalt hästi suureks paisuda ja siis on vajalik tõesti mingis mõttes abi, et see inimene otsustab, et nüüd on kõik, nüüd ma enam nii edasi minna ei saa. Ma küsin su käest näiteks, et ma olen ausalt seda juttu, mis ma praegu nüüd väga lühidalt räägin oma ühes raamatus kirjutanud, kus ma rääkisin hirmust tegelikult ja ma olin 15-aastane suur tüdruk ja elasin Tartus ja tulin suusatamast õhtul ja koridor oli pime, ma elasin kortermajas ja sealt koridori ukse tagant ehmatasid mind 2 noormest, kes osutusid pärast minu headeks tuttavateks. Ma mäletan seda tunnet siiamaani, ma ei hakka ütlema, kui kaua see on, aga mul läks nagu mõistus peast ära, siis ma nägin nende nägusid, siis ma värisesin üleni, läksin tuppa, aga mingil põhjusel ei julgenud ma seda oma vanematele öelda. Miks, ma aru ei saa. Ja minu vanaema palus, et ma läheksin poodi saia ostma. Ma läksin, aga koridori ma siseneda ei julenud, sest pirn oli läbi. Ja 35 aastat ei julgenud ma mitte ühestki koridorist sisse minna, kus oli pime. Mul tekkis hingeldus, südame kloppimine, aga ka sellest ma ei rääkinud kellelegi. Ja nüüd ma olen mõelnud, et millal see mul ära kadus. See kadus siis, kui ma läksin oma elukohta Jürisse elama, kus olid klaasist uksed, et koridor oli näha. Ja siis ta kadus mul ära ja ausalt see oli ikka jube pikk aeg. Ja ma olen kuulnud nii paljudel selliseid hirme, et kantaksegi kaasas, et keda on näiteks, kellelt on varastatud kunagi, on 20-aastane, nüüd on 40-aastane. Üks ainuke päev, üks ainuke kord on see juhtunud, eks? Aga nüüd 20 kord 365 päeva on ta kogu aeg selle peale mõelnud. Jah. Samamoodi, et ma olen kuulnud hirme, et tualetti lähed ja uks ei lähe enam lahti. Täiskasvanud inimesed ja alati nagu katsuvad ja vaatavad ja tahavad ukse ennem lahti, et see jääb nagu meid saatma. Ja nüüd on see otsus, millest sina, Liis, rääkisid, ehk teisisõnu julgus, ehk kui ma ütleks piltlikult sukeldu sellesse, hüppa sinna sisse, mine kohe väga ligidale. Võta see julgus, mine kohe väga ligidale ja siis, kui sa jõuad ükskord nii ligidale, siis ta lihtsalt lahustub. Jah, aga ütleme nii, et meie nooruses neid teraapiaid veel ei olnud, tehnikaid, nii et selles mõttes oli keerulisem, kuigi elu oli rahulikum ja me ju kõik teame, milline informatsiooni küllus on meile praegu võrreldes minu noorusajaga, kus tõesti raadio üks jaam võib-olla oli ja milline informatsioon tuleb noortele lisaks see lärm, nagu sa ütled, mine üksindusse. Üksindus on nii tähtis tänapäeval, et see on see, mis meid, see ongi see on üks osa meie tervisest ja kõige tähtsam osa hetkel. Ja samas sa ütled, et meie ajal ei olnud neid teadmisi, ei olnud küll, aga meie ajal ei olnud nii palju hirme, ma arvan ka. Sest nüüd kõik see tempo, kõik see kiirustamine, see, et kas sa saad elus hakkama juba väiksest peast, kui sa ei õpi, siis sust ei tule keegi. Ja võrdlemine, see ongi kohutavalt tõusne, et sinul tekitatakse teadlikult igapäevaelus pingeid, ükskõik on nad telesaated meedias, kus kogu aeg inimesele tekitatakse pinget, ei öelda, kes võitis, see on teadlik tegevus kogu aeg. Ja loomulikult kõik muu hirmutamine on ka meditsiinis.
Ja, aga mis mul meenus, et sa ütlesid, et laps hakkab kartma nagu mingit asja, mis ei pruugigi olla hirm. Jah, ta ei peaks kvalifitseeruma hirmuks, et ma ütlesin seda. Mina arvan seda, et täiskasvanud teevad kõik lapse eest selle ära, ka ütleme need emad, isad, kes ei mõtlegi nõnda, aga nende enda kogemused ja energeetika räägivad seda keelt, sest lapsed on väga tundlikud. Ja näiteks ma mäletan seda, kui ma korjasin tibupoegadele neid vihmausse, niimoodi, et mu pihk oli täis vihmausse, kõik vängerdasid siin ja see oli täiesti loomulik asi. Ja ma ei kartnud üldse usse ja ma mäletan, ma elasin maal ühel päeval, ma käisin metsas maasikail, ma kohtusin 9 ussi. Ja mitte mingit hirmu ei olnud. Aga minu ema kartis usse. Ja ta ei rääkinud muga sellest rohkem, kui et kui me metsa läksime, et ole ettevaatlik, vaata jala ette, et ussile peale ei astuks. Ainult sellised head õpetussõnad, eks? Ja ma hakkasin paaniliselt kartma usse. Et selles mõttes, et need vanemad ka siis, kui nad ei räägi või kas või midagi hea õpetussõna ütlevad, aga seal hääles ja selles, mis ta ise tunneb, et laps lihtsalt tajub. Ja see ongi see, kuidas me tajume maailma, me arvame, et me räägime midagi lapse selja taga, aga kõik on üks suur väli, me tajume. Meie lapsed tajuvad 1000 kilomeetrite taha, see on see telepaatia, see, kuidas koerad tajuvad, kui peremees hakkab koju tulema kuskilt kaugelt, kuskilt ta juba, kui kaamerad on kodus, hakkab juba tundma. Et see on see inimeste vaheline sideühendus. Mida helgemad ja rõõmsamad ja õnnelikud me oleme, seda vähem on hirme, aga ma ütlen veel kord, et hirmu ka ei saa võtta ainult nagu mingist kui väga-väga mitte hirmu kartev või mitte hirmust midagi teadev. Lapsuke on siis, emal on kaunis keeruline, sest tal puudub ohutunne. Aga see vist on, kas see ei ole mitte instinktiivne, see ohutunne? Et seda tegelikult on nii harva meil elus vaja. Et isegi puu otsa ronida ja alla kukkuda on aeg-ajalt väga kasulik, et sa saad ise oma kogemuse. See on õpetuse kogemus. Ja, et tõepoolest, kui see lapsuk on keset seda autoteed ja auto tuleb näiteks või kui on tuli ja ta, ma ei tea, otsustab siia sisse astuda. Aga neid on nii väheseid hetki. No eks esimene kogemus tulebki ju nendega selle elust, et ta põletab kätt tikuga või lõikab sisse või hakkab aru saama, et need asjad teevad nii. Jah, need hirmud on edasiviivad hirmud. Aga nüüd võikski rääkida sellest, et mis siis on, et räägime siin hirmust ja et miks nagu võiks hirmudest vabaneda. Et ega see on ilmselt illusioon, et me saame kõikidest hirmudest vabaks, et siis me ilmselt oleme budad. Kunagi võib-olla saame. Jaa, ma usun seda mingites eludes, aga miks on siis, miks meil oleks vaja nagu vabaneda, mis see siis meile annab, mis see kaasa toob? No mina näen oma praktikas hästi palju seda, et kuna ma tegelen inimestega just kui sellisel nii-öelda nähtamatu maailma tasandil ehk siis infovälja tasandil, siis just nimelt enne, kui siin oli rääkida või räägiti siin sellest, et meil ongi see informatsioon, mis meieni hästi-hästi palju jõuab, ütleme meedia, sõprade, teiste inimeste, kas või see, kui sa tänaval kõnnid, et tegelikult see kõik on informatsioon, et kuidas me sellele oleme nii-öelda vastuvõtlikud ja kui tundlikud me oleme. Mulle teinekord tundub, et inimesed võtavad ja imavad seda informatsiooni niivõrd sügavalt enda sisse, et nad võtavad selle otse kui omaks. Ja teinekord, kui ütleme, kusagilt on tulnud informatsioon inimeseni mingi kellegi teise inimese kogemuse kaudu, mis on olnud hirmutav, siis inimene otse kui võtab selle hirmu enda omaks. Ja kuidas sellega hakkama saada, on selles mõttes omaette täiesti selline teadus, et ühe inimese jaoks ei pruugi alati kehtida üks praktika, sama praktika, mis puudutab või ütleme, lahendab teise inimese hirmusid. Ja ma näen seda, et kui inimene juba saab aru, et vot see konkreetne hirm ei ole see instinkt, nagu me enne rääkisime, see nii-öelda ohutunne, vaid see on tõeliselt hirm, mis teda edasi viimast takistab, et siis on võimalik hakata temaga päriselt tööle. Nii kaua, kui ta seda aru ei saa, siis ei saa ka mitte midagi teha. Ehk tegelikult inimesel peab endalt jõudma see hirmutunne nagu selles mõttes just nimelt sellesse teadlikku olekusse, et ta saaks aru, et see takistab mind, ma ei saa enam edasi minna, nüüd mul on vaja midagi ette võtta, sest enne, kui ta seda ei ole teadvustanud, siis ta ka võib-olla ei saa aru, et kust see on tulnud või miks see on. Ta arvab, et see ongi nii-öelda loomulik osa talle.
noh, nagu Söödagi luges siin ette ja rääkiski sellest, et kuidas hirm mõjub kogu kehale, kuidas ta käed läksid külmaks, ta ei jõudnud hoida. See ongi ju see, mis on minu teema. Kui me tajume maailma oma meeltega, eks ole, me kõik teame, et meil on 5 meelt, need on kõik siin. Käed ainult on eraldi, nägemine, haistmine, maitsmine, kuulmine ja lõpuks kompimine ja sellega me saame aru maailmast. Ja need protsessid või õigemini need meelte kaudu närviimpulssidega meile siis sisestatud impulsid siis lõpevad keemilise aine vabastamisega kehas retseptor või vastuvõturakkudel, kus siis hakkab vastus kogu kehaga. Ja igasugused pinged me võime neid stressiks nimetada, sest stress on kõik, ta füüsiline või vaimne või hirm või nälg või ravim või kõik, sest keha reageerib alati ühtemoodi oma keemiliste ainetega, kuigi me keemiliselt võib-olla oleme erinevad ja meil tekivad tegelikult haigused. Meil tekivad füüsilised haigused, ka vaimsed haigused ja nii kaua, kui meie oma meditsiinis nüüd käsitleme inimest nagu tükki liha või hunnikut konte, siis ega me ei jõua ju kaugele sellega. Maailm ju teab ju ammu, et Liis ilmselt räägib veel paremini sellest, et üks rakk on meie toimeühik. Keha koosneb rakkudest, arvataks kuskil 50 triljonist rakust ja igas rakus toimuv on see, mida meie räägime. Igas rakus toodetakse energiat ja rakkude kompleks ehk keha, imeline inimene, kõige imelisem olend maailmas, looduse kuningaks ennast ka tituleerib, reageerib ju tervikuna, kõikides rakkudes toimub see ja iga rakk on meile ju patarei, ongi energiaallikas, mis patarei on alati alkalain ehk aluseline ja kui patarei saab tühjaks, siis keha muutub, keha keskkond muutub happelisemaks ja see on väga keeruline protsess kõik, aga see on ju kõik teada ja keha ei toimi enam, keha ei ole, keha on ju väli, kõik meie ümber on väli ja kaasajal on ju ka ravi ja uuringuprotseduurid ja aparatuur olemas välja uurimiseks, mitte 1 koe või 2 koe uurimiseks, mis ei anna kogu ülevaadet kehast. Igasugune informatsioon, mida me järjest rohkem saame, igasugune lärm, igasugune ka selline meediast tulev infomüra, mis on ka teadlik tegevus, et inimesi nagu hirmutada rohkem, eks, ütleme otse välja, hirmutada rohkem. Ütleme otse välja. Ja meditsiinis on see minu jaoks nagu eriti halb, sest hirmutada kogu aeg igasuguste haigustega, kui sa seda ei tee, siis sa saad selle ja kui sa seda ei tee, siis sa saad kohe vähi ja vähk ei ole ravitav ja inimene ei suuda nagu ennast taastada, siis jah, pidevas hirmus elamine on kaitsereaktsioon, kus keha ennast taastada hästi ei saa. Ja ongi. Et nüüd ongi 2 põhjust, et miks oleks nagu hea hirmust vabaneda või hirmudest, et sina ütlesid, et nii ei saa nii edasi minna. Ja sina ütlesid, et haigused tulevad. No, minu arvates kõige selgem on tõepoolest, kui inimesel öelda, sa ei saa edasi minna, kuhu edasi. Paljud ei mõtlegi selle peale, et edasi või tagasi või kus ma seisan või kus ma olen. Aga kui haiguste juurde jõuda, et tõepoolest hästi paljud haigused on ju seotud nende negatiivsusega, selle kas oma suhtumisega, või hirmudega. Kõik haigused on seotud energeetikaga, mitte ühtegi pole maailmas, mis ei ole sellega. Et kui mina õppisin kunagi Hiina meditsiini, see traditsioon ütles hästi selgelt, kui sa muidu pole aru saanud, et tuleb teha muutust, siis see keha tekitab sulle haiguse. Sa ei saa enam ümber üle vaadata. Ja hakka tegutsema. Haigus on teade. Tegelikult ju ongi see, et tihtipeale see füüsiline sümptom või haigus ongi selles ahelas kõige viimane lüli. Ja enne seda on toimunud juba terve pikk ahelate kett sellist informatsiooni, mis selles mõttes see infoväli, see inimese energeetika püüab inimesele märku anda. Aga mulle tundub ka, et see on see sama, mis Riina rääkis, et see on see infomüra ja see tohutu lärm, mille sees me tegelikult tänapäeva ühiskonnas oleme, on see, mis inimesel on teatud mõttes nagu lõiganud ära selle nii-öelda ligipääsu siis sellele oma alateadvusele, sellele oma päris minale.
mina ütlen, et jumal tänatud, et meil on olemas tänapäeval see luba ja see võimalus kasutada erinevaid praktikaid, neid vaimseid praktikaid, kas või seda sama meditatsiooni, mis on nii selge ja hea praktika selleks, et inimene saaks jälle uuesti ühendust endaga. Et teinekord ma toon inimestele, oma klientidele ka näite sellest, et kui me vaatame selliseid loodusrahvaid, tänapäeval neid veel kusagil vihmametsades ehk esineb, siis nendel ju ei esine mitte ühtegi haigust kui sellist, meie mõistes haigust. Sellepärast, et kui nemad elavad, hingavad, toituvad, käituvad looduse rütmis, mis on meile selles mõttes loomulik, siis ei saagi keha minna sellesse stressi olukorda, sealt ei tekigi kunagi sellist hirmu ja sealt ei kunagi võib-olla ei tekigi seda füüsilist haigust. Ja ma arvan, et nii palju, kui ma olen nüüd viimasel ajal kohanud inimesi enda ümber, kes kasutavad erinevaid praktikaid selleks, et saada jälle selle iseenda sisemise jõuga ja selle looduse jõuga saada ühendust, siis nad näevad, et jah, mida rohkem nad tegelevad endaga sellel tasandil, siis nende füüsiline keha on seda tervem. Nende füüsiline keha on tänulik sellele, et nad tegelevad endaga, nad julgevad vaadata oma hirmudele otsa, ja tõepoolest minna hästi sügavuti sellega. Et see on üks põhiline asi, millega õnneks juba tänapäeva inimene saab tegeleda ja julgeb tegeleda. Mõned inimesed julgevad. Inimesed julgevad. Ma ütleks seda küll sedapidi, sest et tegelikult üks hirmudest ongi see, et sa ei tea, mida sa sealt eest leiad, kui sa lähed. Nii nagu sa ütlesid, teadmatus on hirm. Ja see, kui sa lähed iseendasse, no sa tõesti ei tea, mida sa eest leiad. Ja see juba on suur samm, kui inimene otsustab, et olgu ma lähen, ma vaatan. See ongi see otsus, see esimene samm, et nüüd ma julgen minna ja vaadata. Sest et tegelikkus on ju nõnda, et kui mõelda, et hädad hakkavad peale sealt, et me oleme iseendast kaugenenud. Meil on kogu aeg see kiirus juba lapsest peale on peal ja ei ole nagu seda üksi olemise aega ja ei ole nagu seda oskust keegi ei õpeta, kuidasmoodi olla endas või teisisõnu hakkad mõtlema, et kõik lapsed peaaegu teavad, milline on hea laps. Eks tuleb õppida hästi, siis kui täiskasvanud räägivad, siis ei tohi rääkida, naera seal oma toas piisavalt palju ja nii edasi, et kõik on nagu õpetatud lapsele ja see tähendab seda, et ta ei saa olla loomulik. Ja kui ta ei saa olla loomulik, siis ta ei tea, kes ta on, sest ta kaugenebki endast. Ja siis tekivad hirmud, millegagi peab ju seda täitma. Nojah, aga ühiskond annab meile ka sellest kogu aeg märke, et teesklus ei ole ju loomulikkus ja kui me kogu aeg räägime asju, ükskõik mis alal on see haridus või meditsiin või lihtsalt me teeskleme asju, me ei räägi enam asjadest nii, nagu peaks. Absoluutselt, sest me ju ei teagi, mis see nii nagu peaks on. No, me ei teagi, juba midagi teame, aga see on nii väike osa sellest, sest me oleme nii võõrdunud. Ja sellepärast on need hirmud suures kasvanud ja nüüd, kui me ütleme ühel päeval, et hakkaks endaga nüüd tegelema, hakkaks mediteerima, et see on nüüd vaikus ja see on nüüd rahu, et ma ei lähegi täna pidusse, et on reede õhtul, ma lihtsalt istun oma kodus ja vaatan ja piilun enda sisse. Et siis see tegelikult, et mis sul võib üles kerkima hakata, millega see hirmutab neid omakorda. Absoluutselt, juba see mõte, vaat nagu sa ütlesid alguses või sina, et see kõik on meie mõtte tasandil, me hirmutame ennast, et juba see mõte, et millega ma võin kokku saada. Ja teine mõte on see, et ma olen igav. Et mis sinna sisse vaadata? Kõik põnev on väljas, et ma olen igav. Jah, aga vaadake, siin on see asi ka, mina olen arst ja mina mõtlen kogu aeg nagu meditsiini seisukohast, et inimene on, ma oma praktikast võin öelda, et kuskil 35. eluaastani ta võib sigatseda oma tervisega nii palju, kui ta tahab. Keha lihtsalt korraldab need asjad ära, aga kuskil umbes, seda on raske öelda, sealt edasi hakkavad probleemid, millal inimene hakkab esmakordselt mõtlema ja kõik need suured joogafestivalid, mis meil on, et need on ju super toredad, aga ütleme nii, et tegelikult meie peavoolu meedia ja ajakirjandus ikkagi väga positiivselt sellesse ei suhtu ja eriti kui vaadata neid kommentaare ja miks üldse see või see linn andis raha sellise jama jaoks ja kõik, et see on ju teadlik töö, eks ole, et vastu sellele, et terve olla. Inimene saab olla terve, kui ta ise loob endale tervist ja emotsioon on kõige
igasugune tugev emotsioon, mis on püsiv ja hirm on tavaliselt püsiva olemusega tihti, viib meid haigusteni. Ükskõik milliste haigusteni energeetiliselt, sest energiat ei jõua kehal toota, kui tal on kogu aeg lammutussüsteem peal.